Tere! Mina olen Eija Uus ja sa vaatad Rahvaraamatu sisuhäälingut Raamaturännak. Täna on meil külas Liisa-Johanna Liiv. Tere! Tere! Puändi kirjastaja ja Loomingu Raamatukogu toimetuse liige. Just. Kuidas sa veel ennast tutvustad? Ma tavaliselt vist lisan sinna juurde lihtsalt raamatusõber, sest et mulle tundub, et siis ma ei defineeri ennast läbi oma töö. Aga raamatusõber olen ma kogu elu olnud ja siis ma arvan, et see on mingi asi, mis lihtsalt nagu kogemata on mind viinud ka mu tööni. Sorry, ma olin nii kinni sellest, nii ilus mõte. Et mulle tundubki, et võib-olla Eestis on ka juba väga palju meist nooremaid inimesi, kes tahaksid kuidagi kirjanduslikku tööd, aga ei kujuta üldsegi ette, kuidas sinna jõuda, et siis võib-olla pärast ma küsin su käest seda ka. Aga alustuseks, kuidas sinust üldse sai lugeja ja raamatusõber? Ma arvan, et see on mingi asi, mis kui lugeda intervjuusid kirjandusega seotud inimestega, nad ütlevad seda alati, et katus oli alati raamatuid. See oli ka minu puhul nii. Ma arvan, et ma lugesin väiksena väga palju Miki Hiire koomikseid. Ja siis ühest hetkest ma tahtsin ise sinna vahele kirjutada, et seal on need pildi kastikesed, seal vahel on valge ruum ja siis kui ma ei osanud kirjutada, siis ma lihtsalt lainetasin sinna vahele nagu pastakaga. Mul oli päkapiku müts peas ja ma kirjutasin väga tähtsaid tekste sinna vahele. Ja ma ei tea, mis vanusest see võis olla, aga ma käisin ka külaraamatukogus enne kooli juba iseseisvalt. Ja ma tean, et see oli enne kooli, sest et siis, kui ma ühel hetkel esimesse klassi läksin, minu jaoks avanes uus maailm, mis oli kooliraamatukogu. Ehk siis sinna sealt ma ei saanud enne laenutada isiklikult asju. Võib-olla läbi õe oleks saanud, aga ma ei mõelnud selle peale. Ja siis seal olid sellised toredad, läikivad, hästi ilusad muinasjuturaamatud, mida ma hakkasin siis koju vedama ja siis ma vaatasin neid ja unistasin. Ja kuidagi see on alati olnud nii ere mälestus mulle, et ma mäletan seda kooliraamatukogu sisenemist. Et tõenäoliselt ma käisin külaraamatukogus samamoodi ja keegi mind abistas seal, aga sellest ei ole nii eredat mälestust. Ja mu emale meeldis ka väga lugeda. Nüüd ta loeb endiselt, mitte nii palju kui varem, aga ma arvan, et see kuidagi käis koos ja ta on alati julgustanud mind, et kui mul on mingi raamatu huvi olnud ja me oleme koos raamatupoes käinud, siis see on miski, mida ta mulle alati lubas. Ma ei saanud nagu hulluks minna ja valida kõike, mida ma tahtsin, aga ma sain alati midagi valida, mis oli siis minu jaoks oluline. Mul tuli jõulude ajal tegelikult üks tore lugu meelde, sest raamatukogu kolimisega on tekkinud see küsimus, et mul on Harry Potteri kõik osad olemas, mida ma tõenäoliselt ei hakka praegu üle lugema, mida ma teen nendega. Ja siis need lähevad elukaaslase venna tütrele tõenäoliselt nüüd edasi. Aga mul tuli meelde see, et kuidas need esimesed osad tulid välja vist korraga mitu tükki. Sest ma tean, et raamatukogus oli 3. osa olemas, esimesed 2 olid välja laenutatud. Aga mul oli huvi nii suur või nagu see tahe seda lugeda, et ma võtsin selle 3. osa ja läksin sellega koju ja hakkasin seda lugema. Ja mu õde nägi seda ja siis ma sain talt sõimata, et mida sa teed? Ema on ostnud sulle need esimesed jõuludeks, aga sa loed selle 3. nüüd ta on pahane. Aga ma arvan, et ema ei oleks pahane olnud, aga siis nagu minu jaoks oli siis see, et ma jäin üllatusest ilma mingis mõttes, aga ma sain nagu oodata siis. Kohe kapse õhtu, ma saan alati lugeda esimesest. See oli ka väga lahe. See just see, et ma arvan, et ma pahandada sain, on tekitanud selle mälestuse. Aga peale Harry Potteri veel raamatud, mis sul lapsena, noorena korda läksid ja hoidsid seda huvi, et... Ma võtsin eile raamatukogust, mul ei ole õnnestunud endale seda raamatut saada, Noorpagana lood. Ma ei tea, kas see on tõde või see on lihtsalt see, mida ma ise mäletan, et see oli esimene raamat, mille ma lugesin ise läbi. Ja ma eile istusin oma kolleegiga lastekirjanduse keskuses ja ta võttis selle lahti, ütles, okei, millest see räägib, siis ma ütlesin, ma ei mäleta. Ja ta vaatas neid pilte ja siis mul tulid järjest meelde, et siin on näiteks selline pilt, kus on Noorpagana sarved. Ja ma mäletasin seda pilti ja mul tekkis uuesti nagu selline mingi suur elevus sisse.
ta vaatas seda ja vaatas veel mingit ja minu emotsioone selle juures ütles, et ma saan sinust nüüd palju paremini aru. Et see on, ma nüüd tahan selle üle lugeda kindlasti ja kui keegi, kes kuulab ja tal on see üle, siis ma tahaksin selle endale saada. Me võime läbirääkimisi alustada. Ma olen paar korda aastas tuleb meelde see ja ma olen üritanud seda endale hankida, aga veel ei ole õnnestunud. Nüüd see on lihtsalt nii lahe. Mida ma veel lugesin? Miki Hiired, Harry Potter, Noorbagana lood. Lugesin palju muinasjutte. Kooli ajal, just algkooli ajal oli meil selline punt tüdrukuid, kellega me käisime vahetundidel raamatukogus. Ja mis on väga hea nipp vist eluks üldse, et kui sa oled raamatukogu hoidjaga hea sõber, siis sul õnnestub esimesel raamatutele ligi pääseda. Nii et kui tulid uued raamatud, siis me vaatasime nüüd üle. Me võtsime järjekorda, kes mida lugeda tahtis, aga me saime alati nüüd esimesena kätte, mis oli väga lahe. Seal mul on mingi naljakas mälestus sellega, kuidas ka, ma ei taha seda pealkirja öelda, aga minu arust see raamat on tehtud niipidi, et sellest oli enne film ja siis tehti raamat. Ja see oli nii igav. Aga see oli nii ilus. Ja ma sain selle esimesena ja ma hoidsin seda hästi kaua, sest et ma tahtsin seda läbi lugeda. Ja ma ei suutnud, sest et see oli kohutav. Et seda ma praegu ka ei tee, et kui raamat on ikkagi midagi sellist, mis mind tegelikult ei suuda enda küljes hoida, siis võib-olla ta ei ole minu raamat või ei ole õige hetk. Ja siis just see läbi surumine on see asi, mis rikub minu jaoks selle lugemise ära või tekitab selle tunde, et ma pean seda tegema. Sest peale selle, mis on kohustuslik kirjandus aeg-ajalt või nüüd vist soovituslik kirjandus, et me ei pea midagi lugema. Mida minu arust teevad ka väga paljud täiskasvanud, et nad lihtsalt nad tunnevad, et kui nad midagi alustavad, siis peavad lõpuni selle lugema. Või et kui keegi kingib, siis sa pead seda lugema. Ja see on, see on mingi asi, mis kui keegi kingib mulle raamatu, siis ma loen selleks kohe läbi või 3 aasta pärast või mitte kunagi. Et seal on nagu vahepealsed staadiumid eriti ei ole. Et kui see on kingitud mingisuguse sõnumiga, näiteks, et ma tean, et see inimene on mõelnud mu peale, et ta nagu selgitab, miks ta mulle selle valis, siis võib-olla mul tekib kohe huvi. Või siis, kui on ka tuttavad autorid. Just lugesin läbi Henelis Nottoni Tähed Agnesele, mida ma praegu kaasa ei taibanud võtta. Ja ma teadsin, et ma tegin esimese lehe lahti ja ma sain aru, et ma loen selle kohe läbi. Muidu oleks tõenäoliselt mõned aastad läinud. Väga soovitan, väga hea raamat on. Millest räägib? Ta kirjutab kirjutamisest, lugemisest ja mulle endale tundus, et ma rikun inimeste jaoks ära, kui ma ütlen, et see on mingis mõttes ka kaotusest või leinast, sest raamatu kaane peal ei ole seda kirjas, aga tegelikult ametlikes kirjeldustes on. Nii et mul tekkis mingisugune nihe sellega, et ma inimestele ütlesin, et ma ei saa sulle öelda, sest et ma rikun see jaoks midagi ära. Ja siis ma lugesin raamatupoe kirjeldust ja sain aru, et oota, see on siin. Siis võtsin uuesti selle raamatu kaane ja vaatasin, siin ei ole. Okei, ma ei kujutanud seda ette. Mis toimub? Aga ta on niimoodi vaheldumisi, et tema enda jutt, siis tal on tsitaadid, hüppab erinevate teemade ja natuke ka aja vahel, mis kuidagi sügab mu aju väga õigest kohast. Ja kui me oleme sinuga sellest varem rääkinud, siis ma arvan, et see võiks ka sinu aju õigest kohast sügada, et ta lihtsalt ta ei ole lineaarne lugu, aga ta on mingi kontsentreeritud aeg siis selle autori elus, kes ta võib öelda, et see ei ole tema ise, kes on mina jutustada. Ta vist on segatuna nagu esseistika ja ilukirjandusega, aga et mingi osa autorist endast on seal, nii et ma kujutasin seda ette siis nagu väga henelisina. Aga kuidas sinu elutee kulges nii, et tänaseks, ma ei tea, kui vana sa oled, aga et tänaseks vanuseks saad tõesti nii palju aega veeta raamatutega? See oli läbi mingis mõttes juhuste ja teiselt poolt sellesama raamatute armastuse läbi. Hästi veidraid juhtumised, mis olid, ma ei mäleta, mis aastal, kui ma olin gümnaasiumis, tegutses selline noorteorganisatsioon nagu Sina,
Suured ideed noorte algatusel ja ma ei plaaninud nende lennuga liituda või ma ei mõelnud sel hetkel sellele. Aga üks nende varasematest lendudest tegeles siis selliste väljasõitudega, kus grupp inimesi läks loomade varjupaika ja abistasid seal siis mille iganes on vaja teha. Ja me tahtsime klassiõega minna ka ühele sellisele väljasõidule, mis pidi alguse saama Tallinna Ülikooli eest. Samal päeval toimus ka Sina uue lennu teine kohtumine ja kuidagi juhtus nii, et me ei saanud seda infot, et see väljasõit jäi ära. Aga see kohtumine toimus ja kuna need olid mõlemad Sina nime all, siis me sattusime sinna kohtumisele, kus räägiti mingitest projektidest, mis on hetkel nagu õhus. Me saime liituda mingite projektidega, samal ajal natuke mõtlesime, et millal me sinna loomade juurde lähme või mis siin toimub. Ja ma liitusin 2 tüdrukuga, kes tahtsid kirjandusklubi luua. Ja mu klassiõde rohkem ei tulnud, aga mina jäin sinna mitmeks aastaks, nii et esimesel aastal tegime enda kirjandusklubi ja teistel aastatel ma olin noormentorina, siis abistasin teisi projekte, kes näiteks, neil oli mingit lahe mõte, aga nad mõtlesid, kus nad seda teevad, siis ma aitasin nagu mõelda, et kuhu pöörduda või kuidas pöörduda, et millisete kohtadega mul endal juba olid toredad kokkupuuted. Lastekirjanduse keskus oli nii minu projekti kui siis näiteks järgmisel lennul minu mingis mõttes juhendatav projekti esimene koht, kus nad siis oma ürituse tegid, mis oli hästi tore. Ja lastekirjanduskeskus on nagu nii fantastiline koht, aga lihtsalt need mingid mälestused sinna juurde loovad veel nagu seda minu jaoks positiivset kuvandit neist. Siis see oli siis, ma lõpetasin kooli 2011 vist. See võis olla siis 2009 näiteks. Tegime kirjandusklubisid. Ma pidasin vahepeal kultuuriblogi üksinda. Siis ma töötasin 5 aastat No99 publiku teenindajana. Et sealt kuidagi nagu need minu jaoks kirjandus on väga nagu laiali erinevates suundades, et ta ei ole ainult raamatu vahel, vaid ta on kindlasti ka teatris ja teistes kultuuri meediumites. Minu huvid olid erinevates kohtades. Jõudsin vahepeal õppima EKA-sse, siis ma olin natuke aega Kumus, siis olin EKA nimekirjast, tiksusin edasi, tegin huvitavad asjad ära ja need asjad, mis mulle ei meeldinud, neid ma ei teinud ära. Ma proovin mõelda, kuidas see nagu loogiline järjestus oli. Siis ma jõudsin Aasia uuringutesse, kust ma edasi jõudsin kultuuriteadusesse. Ja selleks ajaks me tegelikult olime sõbrannaga nagu mõelnud, et teeks poe, raamatupoe. Meil oli huvi ja entusiasm, aga selles suhtes mingis mõttes meil ei olnud sellist nagu teadmiste pagasit, et me teadsime ainult, milline kirjandus meile meeldib ja mis ilmub, aga et nagu öelda, et me oleme kirjandusspetsialistid või et me teeme poe oma suure teadmiste pagasi peale, seda ei saanud öelda. Ega me äri ka eriti ei osanud teha. Me lihtsalt nagu läksime entukaga. Aga see hariduse osa hiljem muutub oluliseks, et sealt kultuuriteadusest edasi ma pidin tegema erialast praktikat. Ma jõuan poe juurde veel tagasi, et erialase praktika raames ma mõtlesin, et mis on see koht või need inimesed, kellega ma tahan tuttavaks saada. Ja ma kirjutasin Loomingu Raamatukogu toimetusse. Nii et ma olin 2019 sügissemestril nende juures praktikal, millest arenes siis väga tore koostöö, nii et Loomingu Raamatukogu Kuldsari, millest me ka jõuame hiljem veidi rääkida. Selle esitlused toimusid meie juures raamatupoes. Esimene oli suure hurraaga planeeritud, aga 2020 kevadel juhtus siis selline suur asi nagu COVID-19 ja pandeemia. Ehk siis paljud plaanid kas läksid palju väiksemaks või jäid täiesti ära. Üks üritus oligi kas oli 13 märts, kui anti märku, et nüüd läheb lockdowni, et siis 13 märts pidi meil üritus olema. Ja
kuna see oli ka selline hetk, kus keegi ei teadnud, mida see täpselt tähendab, siis meie esinejad olid pigem vanemad inimesed ja me ei tahtnud nagu kuidagi neid riski olukorda panna, nii et me lihtsalt nagu, seal ei olnudki suurt arutelu, me lihtsalt jätsime ära selle. Ja nüüd ma olen jõudnud raamatukokku tööle, aga selleks läks veel mõned aastad. Puändi tegemine ehk siis kirjastuse juurde me jõudsime ka hiljem, aga Puändi raamatupoe tegemine sai alguse läbi sõpruse. Ehk siis Triinu Kööbaga me õppisime EKAs koos, nii et sealt tuleb see kooli olulisus ka, et ma võtsin EKAst siis mingit toredad asju niimoodi järjest. Ja Triinu õppis tegelikult teisel erialal, aga mina olin kunstiteaduses, tema oli muinsuskaitses ja restaureerimises ja need erialad tihti käisid koos praktika väljasõitudel. Nii et me läksime koos Pariisi ja me olime enne tuttavad, aga mitte nüüd nagu nii tuttavad. Aga kuidagi Pariisis meil omavahel klikkis väga hästi, käisime ringi, vaatasime ja vist kas see oli kohe esimene õhtu, kui ma ütlesin talle, et okei, et meil oli lahtine, et mida teeme, päevane osa sai läbi, kas me läheme Eiffeli torni vaatama. Ma vaatasin kella, ütlesin, et sa võid minna Eiffeli torni vaatama, aga Shakespeare & Company's hakkab praegu üks lugemine, ma tahan seda minna kuulama, nii et ma tahaks selle poe üles otsida. Ja see oli siis see hetk, kus internet oli mingis mõttes telefonides, aga ta oli hästi algeline ja hästi kallis välismaal kasutada, nii et veidral kombel me olime üsna ühes õiges kohas, aga me nagu tiirutasime ümber selle poe ilmast nägemata, et ma pidin selle telefoni lahti võtma ja maksma roppu raha, et jõuda sinna Shakespeare'i juurde õigeks ajaks. Aga Triinu ütles mulle, et mis asja, ma tulen ka. Ja see kuidagi ühendas meid algusest peale. Nii et 2016 jaanuaris me istusime Kraali baaris maha, ehk siis Kraali baar, mis oli ka kohvikpäeval ja veel Rataskaju tänaval. Ja hakkasime plaani pidama, võtsime lahti erinevad Eesti kirjastuste lehti, kes mida välja annab, kellega ühendust võtta, otsisime kontakte asju välja. See oli lihtne osa justkui. Mis ei olnud lihtne osa, oli see, et ruumi ei olnud. Ja ruumi erinevad asjad, mis üüril olid anda sel hetkel, olid näiteks äripind 5. korrusel ilma akendeta. Mis ei tundunud nagu väga apetiitne. Esiteks see, et kes meid leiab ja kas me ise tahame seal olla. Nii et see oli jaanuar ja augustis tehti meile siis ruumi pakkumine. Et inimene, kes teadis, et me otsime selle jaoks ruumi, ütles, et meil on siuke asi pakkuda. Kas te tahate? Nii et sel hetkel see on Pärnu maantee 4. Ma ei tea, mis seal ruumis hetkel on, seal on mitu asja vahepeal läbi käinud. Meilt tihti küsiti, et mis siin ruumis enne oli, kui me avasime. Ja me saame öelda, et viimast 10 aastat mitte midagi. Sest tegelikult oli see aken katki. Seal oli suur papp peal ja meie vahetasime siis selle klaasi ära, et see saaks uuesti siis nagu valgust tuppa tulla ja uuesti tänavale avatud olla. 2016, 2007, 2018 kevadel me kolisime Telliskivi loomelinnakusse. Ehk siis Pärnu maantee 4, selline omaette väike ruum. Tegelikult ta ei olnud nii väike, ta lihtsalt oli võlvid ja see seinapind oli hästi vähest, oli vanalinn võlvide allune ruum, nii et seda ei saanud eriti kasutada riiulite seina kinnitamiseks. Siis me kolisime Telliskivisse, ruum oli tegelikult sama suur, aga tegime riiuleid juurde topelt. Ehk siis 2 korda sama palju riiuleid ja tegelikult sellist rataste peal asju veel. Kõik olid meie enda ehitatud. Triinu elukaaslane oli suureks abiks selles osas. Ja toimetasime seal kuni 2023 jaanuarini. Ja 2023 märtsis alustasin ma Loomingu Raamatukogus. Küsi midagi vahele, mul on siuke tunne, et mul on nagu tulistan. Aga milline on su töö Loomingu Raamatukogus?
Kas sa osaled ka raamatute valimise protsessis või millega sa tegeled? Raamatute valimine käib meil läbi väga mitme inimese selles suhtes, et toimetus on osaline, meil on palju tõlkijaid, kes soovitavad meile, meil on ka toredaid inimesi ümberringi, kes soovitavad meile mingeid asju, et lugesin sellist raamatut, mulle tundub, et see sobiks Loomingu Raamatukogusse, et äkki nagu kas selles keeles on olemas, äkki te tahate vaadata, aga ka muidugi toimetuse liikmed hoiavad silmad lahti ja loevad ja kui on midagi sellist, mis tundub, et võiks sobida, siis me toome üksteisele lugeda ja vaadata. Ja siis juba on küsimus, et kas meil on sellest keelest tõlkijad näiteks. Et praegu, mis siia lauale olen toonud, et nende raamatute puhul, näiteks selle Han Kangi puhul, meil on hetkel vist umbes 2 tõlkijat, kes korea keelt valdavad. Üks on Anni Arukas, kes on selle tõlkinud ja tema ei pidanud olema selle raamatu esimene tõlkija mingis mõttes kadus ära. Et ta pidi tegema seda juba pikka aega, aga siis Anni võttis üle ja tegi võiduka lõpuni. Ja meil on veel üks tõlkija, kes teeb meile loodetavasti varsti ühte korea raamatut. Ja taimetoitlane oli meil pikalt töös just läbi Triinu Tamme, ehk siis Loomingu Raamatukogu peatoimetaja valiku, kui ma õigesti mäletan. Et talle on erinevad Han Kangi raamatud väga meeldinud, mis meil tundus, et see võiks olla siis see loogiline esimene valik. Ja see oli töös enne, kui siis Han Kang sai Nobeli preemia kirjanduses. Nii et Nobeli preemia oli talveperiood, ta on vist november, kui ma nüüd õigesti mäletan. Ja see raamat ilmus uue aasta veebruaris või märtsis, just nagu alguse poole, 7-9. Aga mida mina seal teen, on põhiliselt ma tegelen välisõiguste hankimisega, ehk siis samamoodi, et Han Kang saaks eesti keeles ilmuda, nii et ka autor on sellega nõus ja autor saaks selle eest tasu. Lepime kokku tingimustes. Hiljem, kui raamat on ilmunud, siis ma saadan need eksemplarid neile, kui on mingid asju, mis vajavad kinnitamist. Näiteks tihti kanekujundus on midagi sellist, mida kinnitatakse autori või agentuuriga. Siis ma tegelen toetustega. Et kui on raamatud, mis sobituvad mõne toetuse vooru alla, siis mina olen see inimene, kes sellega tegeleb. Ja siis igapäevased sellised jooksvad ülesanded, suhtlused. Toimetamist ma ei tee. Ma ei tea, kas mul vist ei oleks selleks oskusi, sest et minu keeletunnetus tuleb puhtalt kõhutunde pealt. Ja ma ei suudaks öelda, et ma kellegi teksti julgen adekvaatselt toimetada. Pluss siis, kui õppida mingit keelt, mis erineb eesti keele loogikast, siis see keele kõhutunne läheb sassi. Nii et kui ma õppisin jaapani keelt mõned aastad, siis ma ei osanud eesti keelest normaalsed laused moodustada. Ma panin nagu valesse järjekorda asjad, nii nagu on jaapani keelest loogiline. Ja ma praegu ei tea, kas mu kõhutunne on naasnud või mitte. See on väga, ma kahtlen endas palju rohkem kui enne. Kui nüüd avaldati mingi hetk ERR-is 40 Eesti eriala inimese, siis kirjanikud, tõlkijad, kirjastajad ja nii edasi 2025 aasta parimad lemmikraamatud, siis üks mu tuttav, kes ei ole Loomingu Raamatukogu tellija, irvitas, et ega need erudeeritud inimesed, ega nemad ei julge öelda, et nad Loomingu Raamatukogu loed, et nad on kõik sinna pannud Loomingu Raamatukogu. Ja siis, et muud mul lihtsalt ei tohi vastata. Ja siis ma vaatasin kodus neid raamatuid, et mul kuidagi see viimane aastakäik oli seal ilusti koos. Ja siis vaatasin, et aga see on päriselt hea raamat, see on päriselt hea raamat. Ja et oligi selles aasta ülevaates sealt mingeid raamatuid oli a la 14 korda valitud ja tegelikult sellest aasta 17 raamatust vist 11 või 12 olid jõudnud sinna aasta toppi. Et see on ikkagi nii suur asi, et sellises formaadis luua raamatuid, mis päriselt inimesteni jõuavad ja mida nad armastavad. Et jah, kuidagi iga kord, kui mul tuleb postkastis ja siis ma mõtlen, kuidas nad selle peale tulid, et see välja anda.
siin on, Han Kangi puhul ongi, et on valik oli tehtud ja siis see, et ta väga populaarseks sai, oli tegelikult mingis mõttes juhus, et just nüüd sai Han Kang Nobeli preemia. Aga muidu me käime kogu aeg niimoodi antennid laiali ja püüame. Ja see aasta oli ka täiesti, või see 2025 siis oli täiesti uskumatu muidugi. Et meil alustab aastat alati Eesti autor, ehk siis 2025 oli Kairi Look Tantsid olm põrandast, 2024 oli Karolina Vihelgas Lõikejoon, mis on nüüd uuesti saadaval teises köites. Mõlemal läks väga hästi kohe aasta alguses ja Kairi raamat ikkagi on täiesti fenomeniks muutunud, et ta on nüüd kõvade kaantega uuesti saadaval ja kui Loomingu Raamatukogu üldjuhul teeb ühe tiraaži, see on kõik ja see on läbi aegade nii olnud, siis me see aasta oleme mitmest raamatust teinud mitu tiraaži ja nagu kui räägitakse, et inimesed ei loe, siis me ei saa kuidagi nõus olla sellega, vähemalt nad ostavad, ma ei tea, kas nad siis loevad ka, aga mulle Kairi raamatu puhul kindlasti tundub, et nad ka lugesid väga palju ja Karolina raamatu puhul täpselt samamoodi. Ja Karolina raamat sai eelmisel aastal Naiskirjanduse auhinna, et ma arvan, et tema raamat jõudis uuesti ja uute lugejate juurde ka. Aga et selles suhtes ei ole aastad vennad. Ma tahaks loota, et on endiselt väga hea valik, aga et täiesti nagu hullumeelne andmine oli 2025, et kas me jõuame nagu sama levelit hoida, et võib-olla me suutsime tabada mingit täpselt õiget või õigeid mingit kas nagu punkte, tahtsin öelda valupunkte, aga nad ei ole alati valupunktid, et nad võivad seal sees olla. Sest Han Kangi raamat on äärmiselt kummaline tegelikult. Ta ei ole kindlasti iga maitse jaoks sobiv, aga loeti, arvati väga erinevalt ja inimesed ka ütlesid, et nad ei ole Loomingu Raamatukogu kunagi varem lugenud, aga nüüd lugesid ja neile meeldis. Samamoodi Kairi raamatu puhul, et nad ei teadnud, et Loomingu Raamatukogu sellist kirjandust välja annab. Et see on kas mingisugune, ma ei tea, kus see on tulnud läbi aja, see arvamus, et Loomingu Raamatukogu annab rasket kirjandust välja või kuidagi elitistlikku, kuigi tegelikult ma tahaks arvata, et see ei ole nii olnud isegi kunagi. Vaid Loomingu Raamatukogu lihtsalt ühel hetkel sai hakata tooma välja raamatuid, mida taheti väga eesti keeles avaldada ja leiti võimalus siis läbi Loomingu ajakiri, mis on siis Kirjanike Liidu ajakiri, tehti selline lisa Loomingu Raamatukogu, ehk siis justkui ajakirja Looming Raamatukogu, siis ajakirja tõlkelisa, kuigi tegelikult on alati raamatusari olnud, ta ei ole kunagi ajakiri olnud. Et siis seal on alati olnud taga see, et lihtsalt maailmas on nii palju häid tekste ja me tahame neid tuua Eesti lugejate juurde just eesti keeles. Nad oleksid saadaval. Võtsin meelega kaasa ka mõned raamatud, mis ei ole nüüd sel aastal ilmunud. See on muidugi. Ma lihtsalt tahtsingi näidata, et mina tulin Loomingu Raamatukokku tööle 2023, siis juba oli arutelu all, et anda välja Mariana Enriquese novelli Kogu asjad, mis me tules kaotasime. Ja kaasa lihtsalt enda need ingliskeelsed versioonid, et mul oli väga hea meel. Need on väga head raamatud, parajad kapsad, isegi on sirgeks vajanud teiste vahel. Et lihtsalt näidata mingid erinevaid versioone. Ja siin Jarijärvela käis nüüd eelmisel aastal 2025 ka Headriadil ja 2,5 koske on minu arust raamat, mis võiks rohkem tähelepanu saada. Et tema Aino A ka väga hea raamat, on väga palju tähelepanu saanud, aga 2,5 koske on veel parem. Ja ma ei ütle seda ainult sellepärast, et ma Loomingu Raamatukogus töötan, vaid sellepärast, et ta kuidagi, tal on täiesti harukordne oskus näha erinevates olukordades kuidagi või panna ennast erinevates olukordades erinevate inimeste rollidesse, nii et sa usud seda. Sest Aino A näiteks on selline raamat, kus ta räägib rääkimata loo siis Aino Aaltost, sest et räägitakse Alvar Aaltost pidevalt, aga ta läbi faktide loob siis neid olukordi sinna ümber, nii et sa võiksid nagu mingi aimduse saada, milline inimene Aino oli,
ja ma usun seda, kuidas ta räägib seda. Ja see on väga ilus. Ja Kahele pool koske on tema enda lapsepõlvelugu, mis puudutab siis Soome ajalugu tugevalt ja seda, kuidas inimesed võivad elada üksteisest 2 pool koske ja olla nii erinevad, ja mitte olla isegi nõus üksteisega kokku puutuma. Nii et teda anti vanaemade vahel üle nii, et 1 pool koske oli siis 1 pool, 2 pool teine vanaema. Ja Jari siis viidi sinna silla peale ja saadeti poole peale ja siis teine vanaema võttis üle. Aga vanemad oma vahel ei suhelnud. Sest et ajaloos oldi erinevatel pooltel. Ma tahtsin vahepeal küsida, et sa näitasid neid Mariana Enriquezi neid ägedaid kaanekujundusi. Et kas teil vahel endal on nagu seda kurbust, et issand, et kui et selle põneva kaanega, millega ka mul on kodus, et see, ta nii püüab sul pilku kohe, et sa poes kohe näed, on ju, et sa lähed selle juurde, sa tahad teada, et mis hullus see siin peal on. Aga et kas mõnikord on see nukrus, et issand, aga raamatupoes võib-olla mõni isegi ei märka, et see ei ole enam see helesinine seal riiuli peal, vaid see on nüüd heleroheline ja et see inimeste tähelepanu köitmine on nii raske sellise minimalistliku kaanega. See on hea küsimus. Me ei ole minu meelest arutanud seda toimetuses. Lihtsalt me ei ole kuidagi mõelnud, et peaks midagi teistmoodi tegema. Et selles suhtes Maris Kaskman, kes on meie kujundaja, iga kord muudab mingi elemendi iga aasta puhul. Tal oli pikalt selline ruudustiku asi ja see oli nüüd viimane aasta, siis kui see ruudustik veel oli viimane. Oli küll. Viimane aasta, kui see ruudustik veel oli käigus, sest et ta oli selle erinevad võimalused ammendanud. Ja siis tuli see variant. Seal kindlasti oleks võimalusi, aga ma arvan, et ka kuna meil tõesti ilmub natukene teistmoodi kui teistel kirjastustel, kes neil on raamatuprojektid nagu ka meil, mõtlevad neid läbi, teevad kujundusi, teevad külendusi, kõik asju, aga meil on üks lüli vahel, mis on meie tellijad. Ja meie tellijad usaldavad meid ette sellega, et nad tellivad kas püsimaksekorraldusega või siis poole aasta või aasta kaupa. Ja me peame neil teatud ajaks raamatuid suutma välja saata. Nii et ma arvan, et see, et meil on see iga aasta läbiv kujundus, aitab kaasa sellele, et me ajaliselt jõuaksime. Ja tegelikult nad on ka väga toredad. Jaa, nagu väiksed kommid. Jaa, et see, just kui see esimest korda muutus siit ruudustikust, siis me kasutasime toimetuses sõna, et nad on nagu kommikarbid. Kuidagi see... Ma tean, et kõik ei fänna neid, aga mul tohutult endal meeldivad need kommikesed. See on väga toredad. Kuldsarja puhul saab natuke Maristis mängida, aga siin on ka sarjakujundus ikkagi läbiv. Võtsin kaasa viimase Kuldsarja raamatust, et sa ütlesid, et ma mõtleksin ka lugemise elamuste peal. Ma võtan korraks siit. Siis mul tuli meelde, et on olemas selline tore raamat nagu Kopenhaageni triloogia ja ma arvan, see aitas ka mingis mõttes kaasa selleni, et Kuldsarja jõudis Tove Ditlevsen. Nii et Kopenhaageni triloogia täiesti fantastiline raamat ja noor tütarlaps saab vanaemaks ja teisi jutte on mingis mõttes annab edasi seda, kuidas Ditlevsen räägib ja millest. Aga lühemalt ja siis need mingisugused elemendid, mida ta juba oma lühiproosas kasutab, on siis Kopenhaageni triloogias jõudnud nagu pikemasse loosse. Need on väga, väga head. Tove Ditlevsen oli väga keerulise saatusega naine. Vaesest perekonnast, vaesest keskkonnast ja tema oli ka see inimene, kellel oli suur nagu nälg kirjanduse või raamatute järgi ja siis ta hakkas nagu ennast töötama sinna poole, et ta saaks avaldada. Seal olid mingid küsitavaid otsuseid, mis eriti nagu praegult tagantjärgi mõeldes noore tütarlapse abiellumine mingisuguse vanema kirjandusinimesega selleks, et jõuda seltskonda ja jõuda õiget inimesteni on nagu natukene rõve. Aga ta kuidagi
ta tegi seda nagu väga läbimõeldult. Et enne kui ta jõudis oma suure armastusena, siis ta mõtles, et noh, miks ka mitte see tüüp, kes aitab mind edasi. Ja tema novellides on samuti selliseid vaesemast keskkonnast just ei ole ainult tüdrukuid ja poisse on ka ikkagi, kes kuidagi ootavad, et nagu midagi paremaks muutuks või et ootavad ema koju vabrikust või siin on üks tõesti suurepärane ja õudne lugu lapsest, kes on peres, kuhu ta on lapsendatud ja perre sünnib nende nii-öelda siis oma laps ja kuidas ta tunneb, et ta on kõrvale jäetud või et ta kuidagi otsib seda lähedust ja armastust ja mulle tundub, et läbi Tove Ditlevseni enda elu on ka tunda seda otsingut kuidagi, et mingit hoitust ja armastust ja mõistmist, mis on siis nendest lastest ka siin olemas. Väga-väga head raamatud. Ja see Vanaema ja teisi jutte oli ka paljudel ära märgitud seal RRi aastakokkuvõttes. Me ei ostnud ühtegi häält. See oli ka see, et ma ütlesin, et meil oli täiesti hull aasta. Tõesti oligi väga toredaid asju. Ma võtsin ka Natalia Ginsburgi kaasa, sest et tema raamat sel aastal Loomingraamatukogus ilmub. Ja selle konkreetse ma ostsin Berliinist Raamatupoest. Mulle Ginsburg väga meeldib. Ja kuidagi oli selline õhus, et tuleb Loomingraamatukogu, ei tule. Mina andsin kõik oma jah-sõnad, palun teeme. Ja Hete Sahkai tõlkis ta eesti keelde nüüd, eestikeelne tõlge ongi juba valmis. Nii et lähiajal saab seda head asja. Väga tore. Ma hiljuti millegipärast leidsin oma selle ingliskeelse eksemplari ja ma tegelikult ei ole suurem asi raamatutesse sodija, aga see oli mul peaaegu üleni alla joonitud, et siuke raamat, et mis üldse alla joonid, kui sa 3 tekstist alla joonid. Sa saad teha nagu rõnga ümber selle lehekülje. Aga see on ka halb, sest et siis on, kui sa teed rõnga, siis pärast mõtled, miks see lehekülg oluline oli. Ka väga tore. See on selline raamat, mille puhul ma mõtlesin, et ma jätan meelde mingid ütlemisi, aga mul ei ole praegu ühtegi meeles. Et ta perekonnasiseselt mingisugused stamplaused, mida kasutati mingites olukordades või mingid laused ka, mis ühe korra käis naljana läbi ja siis jäid perekonda pidama, et meil kõigil on perekonnas ja sõpruskondades sellised lauseid. Nii et see on selles raamatus väga toredalt esil. Ja ma olen väga põnevil sellest, kuidas Hete selle lahendas. Et kuidas need eesti keelde üle tulid. Ja seal muidugi ka avaneb väga selleaegset Itaaliat, mis oli ka asi, mis Mariana Enriquese puhul ei rääkimata, et tal on sellised õudsed lood, aga tal on samal ajal, ta kommenteerib väga tugevalt Argentiina ühiskonda läbi kas selles ajas, millest ta kirjutab, või ka nagu vaadates natuke minevikku. Et neid kihte, ma arvan, ma isegi kõik ei hooma, mis seal sees on. Me jäime su selle elutee jutustusega pandikirjastuse juurde. Et kas kirjastus tekkis paralleelselt raamatupoega? Ahaa, näed, praktika jutt läheb siit edasi, et mina olin 2019 Loomingu Raamatukogus praktikal ja kas oligi 2020 ilmus Loomingu Raamatukogu kuldsarjas selline raamat nagu Veidrad armastuslood, Milan Kundera. Ma lihtsalt teen mõtlema, kuidas see oli Veidrad armastuslood. Ehk siis, kuidas see puändiga kokku saab, on läbi selle, et 2020 oli meil regatud kirjastus ametlikult. Vaata, mis aastal meil tuli välja. Millegi pärast ei ole siin aastat, sest et miks peaks, aga võiks teha lihtsamaks enda jaoks selle asja. Aga see oli ka meie esimene raamat, et ma annan meile andeks. Et miks need omavahel seotud on? Me mõtlesime Triinuga varem ka, et me võiksime kirjastada.
et on erinevaid raamatuid, mida me ju poes näeme ja mida me ise valime ja mõtleme, et keegi võiks neid tõlkida ja need suurepärased ja kuidagi emba-kumba pidi. Eesti keelest teistesse keeltesse me ei ole veel toimetanud asju, aga et me mõtlesime erinevates suundades, jaksu ei olnud. Või kuidagi, et me need ideed ei jõudnud kuhugi. Siis koos Loomingu Raamatukoguga tuli meil novellikonkurss Minu veider armastuslugu, mis oli siis, et Kunderale tähelepanu tuua ja samal ajal palusime siis, et meile kirjutataks siis oma veider armastuslugu. Ja tuli alguses niimoodi tagasihoidlikult tekste ja lõpuks viimasel päeval hästi palju tekste lisaks, nii et ma ei mäleta seda konkreetset arvu, aga need olid ikkagi üle 100. Ja koos Loomingu Raamatukogu toimetusega me siis neid lugesime, hindasime anonüümselt, et saada konkursile võitjad. Ja me olime välja lubanud, et parimad lood avaldatakse, aga me ei öelnud kunagi, et raamatuna, sest me ei teadnud, millised need lood tegelikult on, mis tulevad, et me saame neid avaldada ka teistes vormides. Aga õnneks tuli välja, et ikkagi piisav kogus, et panna kokku 13 tekstiga raamat, mis sai pealkirjaks Armastus pärast ja teisi lugusid. Armastus pärast on Katrin Ruusi novelli pealkiri, mis on nüüd jõudnud ka tema novellikogusse Prügimaja Dionysos, mille samuti meie välja andsime. Aga see oli meie esimene, ja kui ma nüüd vaatangi, et umbes seda aastat ei ole, et see on selline asi, mida me hiljem tõenäoliselt oskasime lisada. Et siis ma arvan, et näiteks impressumit koostades me väga tugevalt vaatasimegi Loomingu Raamatukogu impressumit, siis vaatasime mingi teisi impressumeid, kuidas seda tehakse. Selle raamatu aitas meil siis raamatu vormi panna Martin Weismann, kes parasjagu tegi meile uut brändingut poele ja siis me ütlesime, et tšau Martin, nüüd kirjastus ka, nii et teeks mõlemad ja üldse, kas tahad raamatut teha. Nii et Martin hüppas kohe ka punti ja läbi Martini sai selline idee, mis siis on siiani igal pool kohal, et meil on nummerdatud raamatud. Et iga raamat saab omaette numbri ja siin näiteks on see natuke märtunud. Number 2 on siis siin. Nüüd me paneme tihti ikka puent välja kirjutatult ja siis selle numbri. Et siin on veel see ainult numbrid selja peal. See mõte tuli sellest, et tihti kogutakse plaate niimoodi, et sul oleks näiteks ühest sarjast või compilation nagu kogumikud, aga nad on nagu mingid erinevad siis tihti, et sul oleks kõik olemas, sest ta mõtles, et te võite teha samamoodi raamatutega. Ma tean, et meil on küll inimesi peale meie endi, kellel on kõik olemas, nii et see toimib. Me ei ole ka võib-olla nii palju veel avaldama hakanud, et ei jaksaks teid kokku koguda. Meie viimane on 26. Me jõuame selleni ka veel, ma arvan. Nii kirjastus sellise novellikogu. Sellega on meil kohe olnud pundis ka Ester Urbala, kes on siis kirjastuse 3. liige. Et tema oli nagu mingi, miks te ei kirjasta? Ja siis teeme. Ja kui see raamat oli töös, siis see oli selline talvine aeg, ilmus vastu suve. Siis mulle kirjutas samal ajal Jan Teevet Paide teatrist ja ütles, et tere, kas sa tead midagi kirjastamisest? Ja siis ma ütlesin, tegelikult natuke tean. Nii et Paide teatril oli tulemas aktsioon nimega 33 kõnet, mis oli siis Eestile kingituseks 33 kõnet Paide keskväljakul. Ja nad tahtsid kõik need kõned siia panna saate WC ja nende poolt oli ainult see, et viimane kõne oli kas 2. või 3. juunil ja nad tahtsid, et seda saaks esitleda Arvamusfestivalil või et see saaks valmis Arvamusfestivaliks, mis on siis augustis. Ehk siis tegelikult tekstid saavad valmis kõnevormis, need on vaja meil toimetada, et nad sobiksid ka raamatusse, mingis mõttes säilitades seda kõnevormi. Marika Mikli tegi täiesti pöörast tööd, et see kõik saaks päriselt juhtuma. Ja
see raamat jõudis Arvamusfestivaliks valmis. Siis see oli ka väga tore koostöö. Ja Paide teater kahjuks neid enam sellisel kujul ei ole olemas, aga oli väga lahe seltskond. Ma võtsin mõned näidised veel, muidu ma oleks lihtsalt siin 26 raamatut on ju. Et Joonas Velmo on, see on tegelikult enne numbriliselt, aga number 6. Joonas Velma oli meil poe püsiklient, kes kunagi astus niimoodi poodi. See on nii tore lugu, mulle meeldib seda vahel rääkida. Et ta vaatas ringi ja küsis, et aga miks siin üldse poodi pidada, kui siin lähedal on see Viru Keskuse raamatupood, mis on ju ka päris tore. Et minu esimene hoiak tema suunas oli selline natukene kaitse, aga meist on saanud sõbrad ja ta ei tahtnud isegi rünnata, vaid ta kuidagi teda huvitas, et see küsimus. Ja ta jäi käima. Nii et meist kuidagi saad ajapikku sellised tuttavad, kes rääkisid kirjandusest. Nüüd kui poodi ei ole, siis me saame kuskil mujal kokku ja räägime raamatutest ja muust elust. Ja Joonas väriseva südamega saatis meile ka oma esimese luulekogu käsikirja. Ta kartis, et kui me selle tagasi lükkame, siis ei saa enam kunagi meie poodi tulla. Aga me ei lükanud seda tagasi ja Laska ilmus siin võiks nüüd olla küll aasta 2022. Ja Joonase teine luulekogu ilmub sel aastal ka Puendis. Nii et on mida oodata. See on tore. Ja Laska müüs, see täiesti lahe lugu, et ta esitlus toimus umbes nädal pärast ilmumist, kui ma õigesti mäletan. Ja vähem kui 6 aja pärast me pidime juurde raamatuid trükkima, sest et nad olid täiesti otsas. Mis on lihtsalt kõige lahedam asi, mis saab juhtuda. Et sul on raamat nii populaarne, et sa pead kohe seda juurde tegema. Aga siia vahele tegelikult number 5, mis on Lucy Jonesi Paradiisi kaotades, miks meie meeled vajavad loodust. Ja selle raamatuga oli meil poes müügil selline raamat. Ehk siis see sama inglise keeles. Või ise olin ta valinud müüki, see teema mind huvitas. Ma lugesin ta inglise keeles läbi, see on kindlasti väga palju alla joonitud. Ja mul oli ka omakorda, ma ei leidnud ühtegi kohta, võib-olla ma valetan. Mul oli tegelikult nii, et ma lugesin seda ja ma samal ajal hoidsin kõrval märkpikku ja tegin lehekülje numbrite kaupa märkmeid. Et mille kohta, mingid mõtted. Ta pani mul kuidagi mingid mahlad niimoodi jooksma, et mul tekkis nii palju ideid, mida teha. Ja mul on tunne, et see on täpselt see, kuidas raamat tahabki, et juhtuks. Ja mul tundus, et selle kindlasti peab eesti keeles ka välja andma, nii et õnneks Triinu ja Ester oli ka seda meelt, nii et sündis see raamat Paradiisi kaotades. Meie esimene tõlkeraamat. Ja sel hetkel ma ei olnud Loomingu Raamatukogus välisõigustega tegelev inimene, nii et ma pidin küsima palju nõu Maria Veskelt, kes sel hetkel tegi seda. Ja siis natukene nagu välja mõtlema, kuidas asjad liiguvad. Väike soojendus minu tulevaseks tööks. Ja see raamat ilmus mai lõpp juuni. Täiesti jäi tähelepanuta. Ja tuli september. Ei tea, mis juhtus. Kõik ostati ära. Ja et seda me tegime ka juurde. Kuidagi see, meile tundus, et ta võiks olla suveraamat, et inimesed vedavad palju aega õues ja just siis nad tahavad mõelda nendele teemadele, et kuidas ikkagi on seotud see, et kui me vedame palju aega teislikes keskkondades või hästi palju teeme tööd ja ei lähe loodusesse ja nagu see ei katsu muru, nagu öeldakse, et mine katsu muru, on ju, et siis tegelikult see leevendabki, et mis see on, mis seal leevendab, on selles raamatus kõik sees. Kõik õuelasteaiad, erinevad katsed, et kuidas näiteks ka inimesed, kes vaatavad ekraani pealt loodust, saavad sellest samuti leevendust. Et Lucy Jones ise oli sel hetkel ajakirjanik ja teda huvitas, et miks ei räägi erinevad inimesed üle maailma, kes tegelevad samade teemadega omavahel. Ja ta võttis siis järjest nendega ühendust ja pani need siia raamatusse kokku.
ja kui ma ütlen, et ta oli ajakirjanik, siis ma arvan, et ta nüüd võib öelda, et ta on autor, ta kirjutab raamatuid. Ja ema põli temalt on värskelt, ma nägin, et ta on ilmumaas, nii et tänapäeva kirjastuses. Ja et see on siis ka eesti keelde jõudmas kohe-kohe või on juba jõudnud. Et ma ei sätastanud ära, kas see nimekiri oli ilmumas või ilmunud raamatutest. Väga-väga tore. Ja ma arvan, et selle raamatuga juhtus sama, mis juhtus meie kõige viimase raamatuga, mis meil ilmus just tõlkes. Et ma lugesin ja ma ei jäänud vait. Ma lihtsalt ütlesin, et see on nii hea ja see peab olema ja kõik peaksid seda lugema. Sest see juhtus ka Miranda July raamatuga, Käpuli. Eesti keelde tõlkinud Jüri Kolk. Ja mina lugesin inglise keeles esialgu. 2024 kevad-suvi ta ilmus. Mina lugesin teda kodus ja ühistranspordis ja igal pool ja saatsin pidevalt oma sõpradele tsitaate sealt erinevaid, kuni nemad hakkasid lugema ja siis ta saatis mulle vastu, et oh my god, see on nii hea raamat, siis me saatis mulle tsitaate. Siis ma käisin pinda Triinule Estrile, et see on nii hea raamat, me võime selle tõlkima, kuni nad uskusid mind, et me võime selle tõlkima. Ja siin ta on. See raamat räägib ilma liiga palju ette rääkimata siis 45-aastasest naisest, kes saab naeruväärse summa raha ühe reklaamlause eest, ühe lause eest. Ja ta otsustab, et ta läheb ja kulutab selle ära nii, et ta läheb kuuks ajaks New Yorki. New Yorki ta ei jõua, see on ka siin kaane peal kirjas. Ta jõuab poole tunni kaugusel oma kodust ja ta teeb täpselt midagi nii jaburat, mida siis selle ühe lause eest saab teha. Ma mõtlen, kas me panime siia, ma ei taha. Ja, ta laseb seda raha eest renoveerida ühe motellitoa, ehk siis isegi mitte enda kodu, vaid ühe toa, kus ta aega veedab ja kuhu ta kogemata sattus. Kogu selle summa paneb selle alla nagu sendi pealt. Ja seal hakkavad juhtuma mingid asjad ja mingid mõtted lähevad temas endas veerema. Seal on, ma arvan, üks nagu pingelisemaid armastuslugusid või kirelugusid, mis ma raamatus lugenud olen. Aga kuhu see jõuab, peab lugema. Ja läbi selle raamatu tegelikult Miranda July räägib minu arust väga palju ikkagi naiste seksuaalsusest, ihadest ja ka nende ihadest sel hetkel, kui nad on teatud vanusest justkui edasi liikunud, kus me ei tohiks enam sellest rääkida. Et kui mina jutustajan 45, kas ta üldse tohib olla, ma ei tea, kas me tohime teada, et ta on seksuaalselt aktiivne ja nagu ihaldab erinevaid teisi inimesi enda ümber. Muidugi tohime, aga sellest ei räägita eriti. Ja ma arvan, see on ka põhjus, miks Miranda July raamat oli nii tohutult populaarne, kui ta ilmus ja on siiamaani tegelikult ja teda on tohutult palju tõlgitud ja tõlgitakse veel. Sest et ma arvan, et seda ühelt poolt peaks kindlasti ka mehed lugema, et aru saada, ei tea, aru saada naistest. See on päris nagu suur asi, mida öelda, see ei ole õige, aga et kuidagi kaasa mõelda võib-olla naistega. Ja naised, kes tunnevad, et nad on üksi või et nad võib-olla ei mõista enda kaaslasi või nad tahavad just mingitest tabudest välja murda, et siin on kõigile midagi. Ja ma olin Miranda July fänn enne juba, aga siis pärast seda raamatut ma olin veel rohkem. Ja siin on peale siis selle julge minajutustajaga nagu teisi karakterid, et kõigil on siin samastumisruumi. Ja väga, väga lahe, väga kuum ja igati bänger lugemine. Sa lugesid ka seda inglise keeles? Ja mul oli ka natukene see tunne, et ma ei saanud aru täpselt, et kas ta meeldib mulle natuke nagu akadeemilistel põhjustel, et tõesti, et see nagu feminismi teema on nii vajalik ja nii väärtuslik ja kas ma mäletan õigesti, et seal
jutustajal on laps on ka, on ju. Et noh, et kuna ma ise nagu mingi väikse lapse kõrvalt seda lugesin ja siis kujutasin ette, et ma niimoodi teeks, et siis mul tekkis veel mingi mom guilt, mida noh, mis ka seal tegelasel mingil kujul on. Ja et ka ühtlasi nagu kirjanikuna ma alati elan kaasa teisele kirjanikule, kes on hästi midagi kirjutanud ja siis et mitte ainult nagu autor pole kirjanik, aga ka see tegelane ju kirjutab, et seal oli nii palju põhjuseid, miks raamat mulle meeldis, aga siis ma kogu aeg mõtlesin ka nagu natukene selle Han Kangiga paralleelselt, et aga kas see on raamat, mida mina saaks kõigile soovitada, või siis mul on enda need mingi niši põhjused, miks see mulle nii korda läheb ja mind puudutab, et samas seal on nagu kohti, mis mingeid inimesi kindlasti šokeeriks ja nad oleks nagu mingi, kas see ongi kirjandus, loengi siukest raamatust praegu või? Ma arvan, et kui on hirm, et see šokeerib, siis peaks kindlasti seda lugema. Ja sest, et see on päris elu. Et see ongi nagu inimesed meie ümber ja need on meie ise. Need inimesed, kes on seal ümber. Selles suhtes on ta minust pandi nimekirja koos ka Pelgupaiga raamatuga, mis on siin, et just nagu naiste ümber keerlev erootika ei ole midagi sellist, mis meil tihti on kirjanduses ja võiks vabalt rohkem olla, sest need on mõlemad väga kuumad raamatud minu juurest, erinevatel põhjustel kuidagi. Et ma tahan lugeda naistest, kes tunnevad tundeid ja kellel on ihad. Et me oleme nagu nii palju lugenud meestest, kellel on erinevad tunded ja või siis ka see klassikaline, see mehed kirjutamas naisi, kuidas nad kujutavad ette, et nad võiksid tunda tundeid. Et seal on ka nagu, mis see sõna on, nad on ka nagu suutnud seda edasi anda mingil määral, aga nad tihti ka ikkagi nagu kukuvad trepist alla rindadega, mis see mingi down the stairs boobily, see klassikaline lause. Ma just tahtsin öelda, et ma lugesin hiljuti ühte väga head raamatut ja kuna raamatu peategelane oli naine ja autori nimi oli siuke, mis võib olla mees või naine, siis ma just eeldisin, et see on naise kirjutatud, kuni kusagil ühel hetkel see naine hakkas oma rindadega mängima ja siis ma olin mingi kurat jälle mehe kirjutatud, et lihtsalt see hulk, kui palju meesautorite raamatutest naised oma rindadega mängivad, no või kui obsessed nad on oma rindadega. Jaa, täiesti müstiline. Vaatan sinu poole Murakami, siin sa oled. See on tõde. Siin Jael Vanderwoodeni Pelgupaigas on selles raamatus on nii palju erinevaid tahke, mis ma sain kuskil poole pealt aru, et päris nagu korras selle looga ei ole. Nagu selles suhtes, et seal on naine, kes elab perekonnamajas ja tal on vennad, kellest üks on gei, elab koos oma elukaaslasega ja siis see naine see on ühiskondlikult täiesti tabu teema ja tema otsustab, et tema jaoks on see ka veider teema, sest et ühiskonnas on niimoodi. Siis tal on teine vend, kes ei hoia ühtegi suhet ja kuidagi nagu plähmerdab ringi. See ei ole seotud otseselt suhte hoidmisega, aga ma arvan, et sellist ongi, ta ongi plähmerdis ja kuidagi suur vaimustuja ja siis ta vaimustub ka inimestest samamoodi, et ta vaimustub ja siis ta viskab nad kõrvale ja selle vaimustub jälle viskab kõrvale. Et see on selle loo puhul siis oluline sellepärast, et tal on uus vaimustus, kelle ta toob siis sinna õe juurde elama mingiks ajaks, et just kui see maja on tegelikult tema nimele kirjutatud, et siis nagu ma toon oma siis selle tüdruksõbra mõneks ajaks sinu juurde elama, vihkavad üksteist täielikult vastandid, aga et seal nagu selgub ajapikku mingid asjad, mis neil on ka sarnased või millest nad ka kuidagi klikivad ja siis seal on veel paar asja, mida ma ei saa öelda ja kuidagi sinna sisse tulevad ajalugu, perekonna põrkumised, ihad ja neile järgiandmised. Et siin raamatus on seda kõike. See eestikeelne pealkiri Pelgupaik on nii hästi valitud, sest et ta annab edasi neid erinevaid kihte, mis siin raamatus on. Ja
raamatu kaanekujunduses ka. Mina lugesin teda siis, kui ta tuli välja ingliskeelsena. Olid ka pirnid. Ja ma tegelikult olin seesama, kus ma Innsbruckis, ma olin Berliinis raamatupoes ja siis see oli sellist, mitte see pilt, aga 2 sellist hästi ahvatlevat pirni. Ja ma vaatasin seda raamatut ja ma tahtsin seda süüa. Kuidagi selline ila hakkas jooksma. Ja siin on pirnid sees selles raamatus. Ja need on väga mahlased pirnid. väga, väga hea raamat. Väga soovitan. See on üks minu, koos Miranda July'ga oli 2024 üks nagu eredamaid eramusi. 3. oli Kaveh Akbari Märter, mis tuleb sel aastal eesti keelde Bondi kirjastuses. Nii et ma tahtsin need välja tuua kui nagu üks aasta, kus oli nii eredad elamused ja nad kõik on jõudnud või jõudmas eesti keelde, mis on, mul on nii hea meel selle üle. See on super. Ja näitab mul veel seda Puendise kõige alumine. Ja see on ka kindlasti vajab rääkimist. See on nii lahe raamat. Merili Mandel, mis värk nende kehadega on. Pildid on joonistanud Kõrd Kukur. Selle raamatu puhul me pöördusime Merili Mandli poole ja ütlesime, et tšau, mis teed? Ja kas te tahaksid meile kirjutada raamatut lastest, kehadest ja seksuaalsusest? Et kuidas üldse või kõik need kohad, et mis meie keha on, milliseid osasid sealt võib leida, kuidas me neid nimetame või kuidas neid võib nimetada, kes võib meie keha katsuda, kuidas me ise võime oma keha katsuda või mitte katsuda. Et seal läbitakse kõik need küljed, kuidas lapsed sünnivad, mis hetkest ja kellega peaks astuma vahekorda näiteks. Et see ei ole ärgitus, et tšau lapsed hakake seksima, aga et see, et mis hetk nagu üldse mis meie kehades toimub sel hetkel, et kui me muutume ka suguküpseks. Siin on kõik erinevad küljed kaetud. Praegu tuli lahti imetamise pilt. Me eelmine kord, kui me seda näitasime katteplaane, siis me vaatasime ka, et huvitav, kas millegi peale nagu YouTube näiteks ehmub ära, et siukseid pilte ei tohi näidata eetris. See on suurepärane. Siin on ka räägitud sellest, et meie kõigi kehad on erinevad, meil on erinevad karvkatted, suuremad, väiksemad, väljaulatuvad osad, mis iganes, et siin on ja iga peatüki lõpus on ka sellised küsimused, mida siis lugeja, kas siis vanem koos lapsega või laps üksinda saab nagu läbi käia, et kas ta teab või kas ta tahab rohkem teada. Ja me saatsime selle raamatu ühele 10-aastasele lugejale, kes siis luges seda nii, et luges läbi. Tal oli tekkinud mingi küsimusi, mille põhjal mulle tekkis tunne, et ma peaks talle selle saatma, et ta küsis vanaema käest toidupoes kondoomide kohta, et mis need on. Nüüd ütlesid kondoomid. Aga mis see on? Ja sel hetkel tunti, et võib-olla ebamugav seal poes sellest rääkida ja kuidagi ei mindud selle teema juurde tagasi, siis ma mõtlesin, et okei, et ma saadan Ellule selle raamatu. Ta loeb ja kui tal on küsimusi, siis ta võib minuga rääkida, ta võib rääkida oma vanematega, oma vanavanematega. Ja ta luges selle läbi, helistas oma isale ja ütles, et see oli väga tore raamat ja nüüd tal on mõned küsimused, kui nad järgmine kord näevad. Et siis see läks õigesse kohta. Kusjuures mul tuli meelde, et eile öösel, kui hakkasin magama jääma, siis laps pimedas toas ütles, emme kuule, aga mul on üks küsimus. Ja siis mul ongi, siis ta saab istule, et kuule, kuidas ma ikka su kõhtu sain? Ja siis mul oli mingi, et ma pean hommikul kell 6 tõusma ja kell on juba 11 ja nagu kust ma seda juttu alustan. Ja siis lasteaiast tulles ta küsis, et kas poiste või tüdrukute genitaalid on õrnemad. Et siis elukaaslane ütles mind, palun ei jää sinu kord vastata. Et lihtsalt neid küsimusi tulebki nii palju kogu aeg. Ja see on ka tõesti väga seda koos lastega vaadata ja lugeda ja
öelda ka, et nüüd ma panen selle siia ja sa võid selle igal hetkel võtta ja edasi vaadata või edasi lugeda. Ja kui sul on küsimusi, siis räägime sellest. Ja tõesti raamat, mis minu lapsepõlvel oli nii puudu, et... Meil tunduski, et eesti keeles oli olemas see üks raamat, mis avameelselt abielust või kuidas selle nimi oli. Et see siia mingi Oliver ja Ulrike avastavad seksuaalmaailma, mis on nagu scarred for life. Mul nii kahju, et mul oli see raamat. No nüüd on meil olemas siis hellitavalt me kutsume keharaamatuks. Ja sellele tuleb ka järg, samuti sel aastal. Nii et kui meil on, see on umbes 7-9 vanuses, siis edasi tuleb ja seda loevad nii nooremad kui vanemad, me oleme aru saanud ja tagasisidet saanud, et siis järgmine oli, kui ma nüüd jäi vist 13-15, ehk siis tegelikult ta jääb nii, et siit saab edasi minna selle järgmise raamatu juurde, et mingid teemad kattuvad ja mingid teemad avanevad rohkem, kui selles raamatus tundus loogiline. Ja pildid teeb uuesti Gret Kukur. Erilin kirjutab, et see käsikiri on valmis toimetamises, läheb joonistamisele ja loodetavasti aprilli lõpus saab seda lugeda. Ja nüüd vanusevahed vist on ka nii valitud, et kui ma ütlesin, et seda ka lugeti varem, siis 13-15 tundub ka nii, et tegelikult saab juba 10-12 lastega ja lapsed seda lugeda. Aga räägi mulle sellest, Pirnast, kas siin on su elu suured elamused? Siin on, ma vaatan kohe, mis ma selle kokku panin, et kuidas ma sellele lähenen. Nii, mul on siin maailma parim Ene Mihkelson. Siin on märgitud ära erinevad luuletused, mis mul on korda läinud, et ma leiaks need kiiremini üles ja need, mis on eriti korda läinud, on kuldse paberiga. Siin on süsteem. Kas sa tahaksid ühe ette lugeda? See on hea küsimus. Ma vaatan. Ma tean, mida ma tahaksin sellisel juhul, kui ma loen ühe ette, aga kas ma leian ta nii üles, mille juurde ma pöördun ikka ja jälle. Nii, selline luuletus. Ja vaata, ajal pole tähendust ja vihmal maitset. Hiiglas lakast sajab taevas alla. Keegi usub, et tema õlgadel püsib maailm. Maailm ei usu midagi. See on selline lühike talt. Aga tal on siin veel. See on ka väga hea. Mul on ühe veel. Kes ütleb, et maailmas võidutseb vale? See väide ise on vale. Üldse olemas pole valet. Mitte kuskil, mitte kunagi. On sõnad, millega mängida. Reeglid, mis määravad korra. Kõigest hingan mõlemat palet, su poole pööran ja naeratan. Vastu ja poolt. Mõlemat poolt kahe sõnaga ei hõlma. Mis on ette määratud, see on pööratud. Kui jalakäija ei saa, kasvatad tiritamme. Kõigi kehad ei kerki, kõigi jalad ei tõuse. Kõik ei armasta alaspidisust ja häda neile. Miks see on minu jaoks nii oluline raamat on... Ma olin enne ka luulet lugenud, aga selle raamatuga mul tekkis mingi äratundmine, et Ene Mihkelson kirjutab nii, et ta poeb mulle kuhugi sügavale sisimasse ja jääbki sinna, et ma nüüd rohkem ei julgekski lugeda, et ma lugesin seda raamatut väga pika aja jooksul. Ta ei avane alati lihtsasti ja ta tahab, et sa istuksid temaga koos ja oleksid temaga koos. Et mulle isiklikult tundub üldse, et luulet ei tohiks lugeda nii, et võtad lahti ja siis loed läbi kogu või kuidagi, mitte et ei tohiks, vaid mina ei suuda nii. See on tegelikult õigem. Sest et mul on vaja, et mul jääks õhku tekstide vahele ja nagu, nad on nii kontsentreeritud tekstid ja Ene Mihkelson eriti. Et lugesin pika aja jooksul, tohutult meeldib see, kuidas Ene Mihkelson mõtleb. Ja siia on pandud kokku siis erinevatest kogudest. Ma olen üritanud saada ka
lihtsalt selleks, et mul oleks enda isiklikus kogus olemas, isiklikus raamatukogus tema kogumik Torn, kellelgi on, sest ma võtan vastu. Siis see on siin tegelikult suures osas, kui mitte täielikult esindatud ka. Aga et siia on siis jõudnud paljudest erinevatest kogumikest raamatut, mida ma olen ka järjest nüüd antikvariaatidest endale koju koguma hakanud. Kõik kogumikud ei olegi täies ulatuses algusest lõpuni head, mis on ka täiesti okei, aga kuidagi nad siin nagu nende kante vahel toimivad nii eriti hästi. Ja kui ma ütlen, et mulle meeldib, kus Ene Mihkelson mõtleb, siis vaba inimese tunne, vestlused Ene Mihkelsoniga, tema erinevad intervjuud, mis minu arust annavad aimu, kui mänguline ta oli, kellel otsustas ennast avada ja mis hetkes ja mis tujuga ta seda tegi, sest et ta isegi võis nagu sama inimesega rääkida nii, et ta mõnikord oli nagu kuidagi skeptilisem, mõnikord oli hästi avatud, siis vastavalt sellele, kas ta annab hästi kuivasid vastuseid või kuidagi, et umbes me oleme ju kõik seda 100 korda lugenud ja me juba teame, või siis ta otsustas nagu sammu edasi astuda ja need on nagu kõige lahedamad vestlused, mis siia on jõudnud. Ja mul tunne ka, et selle raamatu puhul siin on asju, mis aastakümnete jooksul Eesti kultuuripoliitikas ei ole muutunud ja on endiselt sama kurvad, nii et mul oli seda ka huvitav ja natuke kurb lugeda, et kirjaniku elu käib endiselt üsna täbarasti ja Ene Mihkelson selles osas oli selline kuju, kes ta toimetaski kirjanikuna ja kui me mõtleme, et praegu nagu tihti kirjanikud ei suuda oma tööst ära elada, siis see oli samamoodi ja Ene Mihkelsoni pärandiga praegu tegeletakse väga aktiivselt, aga ta ei ole olnud lihtne autor, ta ei ole olnud kõigi autor. Nii et see võib-olla kannab vastuse, et miks talle just majanduslikult võib-olla läks nii nagu oli, et tal ei olnud just nagu väga palju käes, et see tuleb ka siit välja. Et ma ei tea, mäleta, mis ma siia olen ära märkinud. See on mul aukohal kodus. Iga kord, kuhu ma lähen, siis kui ma püsivamalt lähen, siis see tuleb minuga kaasa. Ja siin ongi Eesti kultuuripoliitikast. Ja milles näete kirjaniku missiooni? Kirjanikule on loomuldasa omane ergas piiride taju. Olgu tegemist keelevõimalustega katsetamise, kaasale oluliste probleemide nähtavaks tegemise või seoste märkamisega mineviku ja tänapäeva vahel. Parimal juhul võiks kirjanik olla keegi, kes avab uksi maailmadesse, mis võivad küll olla aimusena igaühes olemas, kuid millel puudub veel nimi. Ma olen nii nõus sellega, et lihtsalt sa võiksid seda kirjutada, aga sa ei kirjutanud. Et selles suhtes, et see kirjanik sõnastab meie jaoks selle ära nii ja minu arust luules on see eriti tugevalt esil. Ma olen väga suur Ene Mihkelsoni fänn. Ja siit ma võtsin kasutusele ühest intervjuust pärit koha, kus ta ütleb, et tal perekonnas räägiti mingid lugusid ja tema vana pätt kasutas kõik oma ilukirjanduses ära. Ja ma kasutan nüüd seda väljend, et ma vana pätt kohe kasutan ära, et sa ei saa mulle midagi öelda, et mul hiljem tuleb meelde, ja siis ma vana pätt on nagu mingi, ja sulle meeldis see, siis sa võiksid mulle kirjutada sellest asjast või siis et see kuidagi asjad jäävad õhku, nad ei kao kuhugi ära. Meil nüüd saate aeg hakkab otsa saama, aga tee mulle ühe hingetõmbega kiire tutvustust. Claire Keegan on vapustav. Teda on eesti keeles olemas nüüd 2 raamatut, see konkreetne ka. Hästi nappide vahenditega loob nii suured pildid ja ma ei tea, kuidas ta seda teeb ja ta on imeline. Ta on imeline. Eesti keeles siis kõik need väikesed asjad. Just. Ma ei julgenud öelda, sest ma ei olnud kindel. Ja Patti Smith, M-Train, see on ka eesti keeles olemas. Selle kinkis mul üks sõbranna. Ja ma ei olnud Patti Smith enne lugenud. Et Just Kids on vist raamat, mis on paljude lemmik olnud. See oli minu esimene Patti Smithi raamat. Ja alguses ei hakanud minema ja siis ma olin tohutult õnnetu, et otsa sai. Ta mõjutab kuidagi nii, et ma hakkasin kirjutama nagu Patti Smith pärast seda, kui ma enda lugenud. Et ma oma märkmeid hakkasin ka samamoodi tegema.
siis ma sain aru, et mingi asi on toimunud ja see juhtub iga kord, kui ma Patti Smithi raamatuid loen. Tal tuli hiljuti memuaariraamat välja, mida ma hoian, et veebruaris on aega sellesse nagu mõnusalt süveneda. Saame siis kohe inimese raamatulubi teha. Jah, nimelt, et Claire Keegan ja Patti Smith. Siis ma tõin Toni Morrisoni, ma olen tegelikult üsna vähe lugenud, ma tahaks rohkem lugeda. Aga mul on tunne, et ma ei taha ka nagu suure hooga peale minna, sest mul muidu saab otsa. Et Toni Morrisoni, ta suudab kuidagi nii mõnusalt anda edasi aega ja olemist ja kuidagi slänge, nii et sa lähed siis tihti Ameerikasse mustanahaliste peredesse või nendega juhtunud olukordades sisse, nii et sa oledki seal kohal, ta suudab selle pildi su jaoks nii hästi esile manada ja kõik need probleemid, mis on ka mis rassism endaga kaasa toob ja kuidas ka samas nagu kogukondade siseselt on mingid hierarhiad. Toni Morrison nii hea. Ja teine väga lahe autor on James Baldwin. Giovanni tuba on eesti keeles ka olemas. Ma hoiatasin sind enne saadet ka, et mul hetkel raamatukogu kolimine käsil, nii et mul oli parem ligipääs ingliskeelsetele raamatutele, nii et sellepärast mul on siin lõpus just ingliskeelset raamatut kaasas. Giovanni tuba räägib, see on mingi läbiv teema meil täna, selline seksuaalsuse avastamine ja nagu selle aktsepteerimine. Et siin on mees, kes, ma ei mäleta, kas ta oli abielus isegi või tal oli tüdruksõber, aga tegelikult talle meeldivad teised mehed ja siis kuidagi need nagu käigud meremeeste baaridesse ja Pariisist lonkimised ja kuidagi iseenda mõtetega hakkama saamised on selles raamatus. Ja Baldwini pagas või pärand üldse on suurepärane, ta on väga hea kirjanik. Teda, ma võib-olla nüüd eksin, ei ole väga palju eesti keeles, on mõned raamatud. Aga Baldwin on autor, ma arvan, keda võib-olla ma peaks siia sinna rohkem sisse vaatama, et ühesõnaga Baldwini lugeda väga-väga soovitan. Ja mingis mõttes nagu saab Käpuliga kokku, aga nagu üldse mitte. See on mul määrtunud jälle Lucia Berlini koduabilise käsiraamat. Naise perspektiivist erinevad teemad, mida me tavaliselt ei ole harjunud naiste perspektiivist nägema või nagu naistegelastega. Et kui me teame, et näiteks alkoholism on midagi, mida me tihti loeme meestegelastega juhtumas, siis Lucia Berlini tegelaste puhul meil võivad olla alkoholismi küüsis naised. Ja Lucia Berlin ise oli alkoholismi küüsis. Et siin on erinevaid külgi, kuidas tegelikult traagilisi juhtumisi ta suudab anda edasi nii, et meil võib küll nagu jääda mingis mõttes raske tunne sisse, aga ta annab seda edasi nii, et see on nagu elu nagu iga teine meie ümber. Et tema stiil ja viis nagu maailma näha mulle väga-väga läheb korda. Ja selle on samuti tõlkinud Jüri Kolk, nagu ka siis Miranda July viimase eestikeelse raamatu. Suur aitäh sulle nende virnade eest, nende lugudest. Ma loodan, et siit mõned inimesed, kes võib-olla pole veel julenud teha neid samme raamatusõbra elu poole, et siis said siit julgustust, et on väga erinevaid teid, kuidas sinna jõuda. Ja soovin siis väga head aastat sulle lugejana, Puendile ja ka Loomingu Raamatukogule, et kõik see, mida sa siin neid väikseid ampsukesi meile siin natukene näitasid sealt, et kõlab nagu väga mõnus lugemise aasta on tulemas. Aitäh sulle! Jääme lugemiseni!